Oled kuulamas podcasti Katus sõidab. Uurime, kuhu ja miks ta sõidab ning leiame tööriistad, mis päriselt toimivad. Tere tulemast kuulama podcasti Katus sõidab. Ja enne veel, kui me läheme siin meie toredate podcasti läbiviijate tutvustuse juurde, siis räägime natuke ka sellest, kust tuli selline nimi nagu Katus sõidab ja mis on see ühine nimetaja, mis meid kõiki siia täna on kokku toonud. Katus sõidab podcast on inspireeritud integratiivsete psühhotehnoloogiate koolist ja RI metoodikast, mida me siin kõik kas õpime või osad meist on ka tegelikult juba lõpetanud. Ja podcasti nimevalik Katus sõidab sündis siis läbi sellise ilusa mõistmise, et me kõik oleme ju elus tundnud neid hetki, kus me saame aru, et meil katus päriselt sõidabki. Ja vaatamata siis sellele, et antud väljendid kasutatakse ühiskonnas ka sellise negatiivse alatooniga, siis meie eesmärk on uurida inimeseks olemise tahke läbi eheduse ja aususe prisma. Ja täna olemegi siin täiskoosseisuks selleks, et meie teekond siis väikselt sisse juhatada. Tere, mina olen siis Marie, ka üks meie podcasti läbiviijatest. Ja võib-olla kui ma endast natukene räägin, siis mina olen kindlasti selline, kes on osade inimeste jaoks inspireeriv, teiste inimeste jaoks ma olen kindlasti selline, kes vaatavad, et sellel ikka täiega katus sõidab. Et mulle meeldib väga maailma vaadata hästi erinevate nurkadelt. Ma olen tegelenud nagu mingi 150 erineva asjaga. Ja täna, kui ma olen siis, mis me oleme siis teisel kursusel, on ju, mina ja Stiina veel, et täna ma saan siis aru, kuidas need kõik erinevad asjad tegelikult on lõpuks vorminud sellise ühtse terviku minust endast juba. Et ma olen autotehniku erialal õppinud, siis ma olen meestega üldehituse peal koos töötanud, siis ma kooli ajal keevitasin, siis elektrit õppisin ja nõrkvoolusüsteeme, ütleme siis on selline ettevõte nagu Pisti, kes tegeleb nutikodudega ja siis seal ma olin nagu see, kes pani neid elektrikilpe kokku ja siis vedasin need kaablid seal niimoodi. Selle õppisin ära ja täna ma olen siis olnud ka üle 10 aasta modell, ja täpsemalt siis aktimodeli kunstivaldkonnas, nii et kes läheb Maakri tänavale, seal on üks selline suur metalliskulptuur, kus ma siis ratsutan nagu mingisuguse põrssaga ringi, on ju. Et kes tahab seda vaatama minna ja siis takkatippu. Nüüd ma olen veel kaitseliitlane, nii et mul on selline väga kirju taust. Aga kuidas ma siis selle eriala peale jõudsin, oli tegelikult selline nagu äge lugu, et ma arvan, et see oli mingi 4 aastat tagasi. Äkki oli 4, jah. Kui ma hakkasin endal veehirmuga tegelema, ma olin nagu täiesti, ma olin niuke foobik, et nagu ma läksin põlvissaadik vette meres ja siis ma juba mõtlesin, nagu aitab, rohkem ma ei lähe. Ja duši all käisin ka niimoodi, et pesin pead, siis mul oli pea nagu hästi kuklas aetud ja mul jumala hästi läks vett näkku ja siis nägu oli kogu aeg kuiv, et jumala hästi nagu hirmu peale ei tuleks. Ja siis läksin erinevatele kursustele, hakkasin lugema erialast kirjandust natukene, et kuidas nagu hirmudest vabaneda ja lappasin nagu erinevaid raamatuid hästi palju läbi. Ja lõpuks jõudsin siis sinna, kus ma sain aru, et täna Eestis ei tegele keegi sellega. Hakkasin ise tegema ühte tööviikut ja kui mul see tööviik nagu enam-vähem valmis sai, ta on tegelikult praegu ka osaliselt veel tegemises, aga hakkas valmis saama, siis ma tegelikult Maria, kes küsisin spetsialisti nõu ja tema ütles mulle nii hästi, et teada, kas sa teed täpselt seda sama asja, mida me koolis ka õpetame. Ja siis, kui ta tuli kursus, siis ta pani selle kuulutuse ülesse ja ma teadsin, et see on täpselt see asi, mis mul on nagu vaja. Ja nüüd ma olengi teisel kursusel ja ma arvan, et see oli minu elu nagu parim otsus, sest et ma sain nagu kõik need puudu olevad lülid, mis ma nagu enda selle tööviiku tegemise jooksul tundsin, et mul veel on. Ma olen juba praeguseks need kätte saanud. Et see oli nagu väga äge eluline otsus. Ja täna mul on juba erakliendid väga ägedate lugudega, väga edukalt lähevad oma nende sessioonidega, et äge on vaadata tõesti teiste inimeste selliseid elulisi muutusi ja kuidas nad nagu hakkavad särama uuesti ja kuidas nad nagu, see on lihtsalt nii äge, ma võiks nagu sinna lihtsalt kukkuda ja rääkida sellest, kui ägedaid lugusid on juba olnud, et aga sellest me kindlasti jõuame veel edaspidi rääkida. Nii et aga praegu ma annaks võib-olla äkki sõna siit vaikselt edasi ja vaatame, kust tulevad teised.
tere ka minu poolt. Ma olen Stiina. Ma olen siis praegu teise astme õpilane. Ma olen selle enesearenguga tegelikult tegelenud juba selline, ma julgeks öelda 10+ aastat. Eks alguse sai ikkagi sellest, et olid endal elus mingisugused probleemid, mida ma soovisin lahendada. Ja mul on ikkagi tunne kogu aeg, et tahaks nagu paremini või üks sisemine soov nagu areneda. Ja siis jõudsingi väga erinevate teraapiateni, alates psühholoogi vastuvõttudest kuni lõpuks ka vabastava hingamiseni. Tegelikult ma isegi mõtlesin pärast gümnaasiumi minna psühholoogiat õppima ülikooli. Käisin ühte tudengit varjutamas, et aru saada, kuidas see õpe seal on. Aga siis tekkis selline tunne, et veel ei ole see asi mulle. Ja läksin hoopis õppima soojusenergeetikat. Ja siis praegu töötan ka erialasel teemal. Aga nüüd paar aastat tagasi kuidagi tundsin, et see praegune töö nagu enam ei kõneta nii palju ja tahaks ellu midagi uut. Ja siis kuidagi elu niimoodi mängiski mulle kätte selle ERI metoodika kursuse, mis just algas. Ja see tundus väga-väga õige. Ja nüüd teise astmel olles ma tunnen, et see võtab väga hästi võib-olla kokku ka minu selle enesearengu nagu poole, et kus ma nagu otsisingi kogu aeg seda õiget asja enda jaoks. Ja nüüd ma tunnen, et ma tegelikult olen selle leidnud, sest just see ERI metoodika nagu lai ampluaa, aga ikkagi suures osas on ikkagi see teaduslik nagu tõestus seal all, siis see just minu jaoks on nagu oluline, et seal on nagu mõlemat nii-öelda, ta ühendab kuidagi. Aitäh! Nii, väga hea, ma võtan siis siit edasi sõna. Mina olen Kaisa. Mina olen alati olnud huvitatud psühholoogiast, aga elu on kuidagi nii läinud, et ei õnnestunud kuidagi minna seda õppima. Peale laste sündi siis ma omal käel õppisin just laste kohta psühholoogiat, et olen alati sellest väga huvitatud olnud. Ja siis juhtus sihuke tore lugu mu elus, et põlesin läbi. Jäin koju ja siis mõtlesin, et nii, mul on ikka karjäärimuutust vaja. Ja endiselt ikka, süda nii kutsus ikka sinna psühholoogia poole. Ja otsustasin selle siis ära teha ja vaatasin, et mis siis pakutakse. Ja leidsin siis Maria kooli. Ei olnud sellest midagi kuulnud. Ja mõtlesin, et kui ma selle läbi lugesin, siis see nagu tundus, et see kõnetas mind kõige rohkem ja otsustasin, et ma proovin siis. Lähen vaatan, mis saab. Pole tõrna aimugi, mis see on. Ja kui ma siia tulin, super. Lihtsalt nii põnev ja täpselt see, mis mul oli ka vaja. Super, just see praktiline pool. Ja mina lõpetasin siis selle kooli eelmise aasta mais. Ja nüüd ma näen täna, kuidas ma olen nii palju muutunud selle ajaga, et täitsa lõpp kohe. Et kui vanasti oli mingid väljakutsed elus, siis minu vaade alati oli sellele, et oi, vaene mina, elu juhtub minuga, miks issa, mis ma nüüd teen, kõik on pekkis. Aga nüüd, kui mul tulevad väljakutsed, siis ma ei pea isegi enam ennast survestama, vaid automaatne reaktsioon on see, et issand, kui põnev. Selline uks pandi nina ees kinni ja siis mõtled kohe, et huvitav, kuhu ma nüüd pääsen, mis nüüd elu pakub mulle. Et nagu väga-väga põnev on olnud. Ja kuna esimese ja teise astme vahel oli väike paus, siis ma otsustasin veel midagi lisaks õppida ja õppisin ka hüpnoosi ja coachingut ka. Et see kool on ka läbitud. Võt, nii palju siis minust praegu. Mina olen 4. podcasti tegija, minu nimi on Piret. Ja räägin siis ka enda loo, et kuidas ma olen siia jõudnud. Et erialalt olen ma sotsiaaltöötaja, teinud seda tööd erinevates asutustes. Et
suur kogemus on psüühilise erivajadustega inimestega töös. Hetkel töötan siis eakate valdkonnas. Aga RI metoodika juurde juhatas mind elu ise, et siin umbes 2023 olin selline kriisihetk oli mul elus ja otsisin iseennast ja enda kohta siin maailmas ja sattusin sellisesse kohta nagu enesearengu festival, mis toimus Paides. Ja seal ma siis kuulasin neid esinejaid ja üks hakkas eriti silma. Et nimelt ma nägin elus esimest korda seal Mariat ja see, kuidas ta poweriga tuli lava peale ja siis nagu hoopis teisest maailmast täiesti teine inimene. Ja siis läksin koju ja hakkasin guugeldama, kes ta on ja mis ta teeb ja üldse siis ma leidsingi selle, et tal on oma kool ja ta õpetab seda RI metoodikat ja nii ma siis sattusin sinna õpingutesse. Ja nii nagu Kaisa ütles, et mina lõpetasin koos temaga, et eelmise aasta mais, ja siiamaani siis praktiseerin erakliente ja väga-väga põnev, et just see, kuidas see inimesi nagu muudab, et kuidas mina olen muutunud, et seda on mõnel korral nagu peale esimest kohtumist juba näha, et kui sa saad kliendiga kokku teist korda ja siis sa juba näed, et juba on mingisugune muutus, et seda on nii äge vaadata. Ja need muutused on ka minus toimunud, et seda on öelnud mulle mu pere, mu töökaaslased, ma ise olen seda tundnud, et see on nagu ülivõimas, väga lahe. Lähme tänase episoodi juurde. Meile on külla tulnud meie õpetaja, RI metoodika looja ja kooli asutaja Maria Paidar. Ellu kutsusin, ütlesin, armsad õpilased, palun tehke podcasti. Ja nüüd minu õpilane küsib minul, kes sa oled? Tutvusta ennast. Okei, et mina olen natuke nagu hunt Kriimsilm, ma teen väga palju asju, aga kõige selle keskmes on inimeste heaolu toetamine ja nendele olemas olemine ja kõik see sai alguse tegelikult rohkem kui 10 aastat tagasi juba, kus inimeste toetamine tuli väga loomulikult minu ellu, et see sai alguse sellisest intuitiivsemast lähenemisest, et kuidagi minu mõtted ja minu ideed, lahendused sobisid väga paljudele inimestele ja kuidagi iseenesest hakati minuga järjest rohkem jagama oma muresid ja ühel hetkel ma sain aru, et ma pean seda õppima, ma pean seda ikkagi teadlikumalt sellele kõigele lähenema, et inimestele pakkuda läbimõeldud kvaliteeti. Ja niimoodi minu tee viis coachingut õppima, viis kriisiabisse õppima ja kriisiabis töötama. Ja niimoodi praktilise töö käigus hakkas mul kujunema väga selline selge oma käekiri. Ühel hetkel minu kliendid hakkasid mult küsima, et kuule, mis see on, mida sa teed, et sa teed kuidagi nii teistmoodi asja, et sinu juurest ma reaalselt saan tööriistad ja harjutused ja praktikad, ma saan abi, et mida sa teed, õpeta meile ka. Ja võt sellest hetkest, kui mult küsiti, et mida sa teed, õpeta meile ka, siis ma hakkasin ise seda mõtestama ja kuidagi süstematiseerima, et mis see siis on, millest see erineb, et ma ju ka vestlen ja küsin küsimusi ja kõik on justkui nagu sama, nagu psühholoogi juures käid, on ju, või coachi juures. Aga siis ma sain aru, et inimestega koostöös on mul välja kujunenud väga selge süsteemne harjutuste kombinatsioon või selline oma metoodika, mis tegelikult integreerib väga paljude erinevate suundade lähenemisi. Ja hakkasin seda siis kirja panema ja teadlikult mõtestama ja sellest kujuneski tänapäevase nimetusega reflektiiv-integratiivne metoodika. Ja nüüd juba läksin liiga kaugele, aga täna ma siis olengi integratiivsete psühhotehnoloogiate kooli asutaja, RI metoodika looja, olen teinud ka saateid Õhtulehes, võtan inimesi üks-ühele vastu, korraldan selliseid suuri mitmepäevaseid enesearengu seminare. Ma teen väga-väga palju, raamatuid olen kirjutanud, aga seda kõike minu sees ikkagi juhib vastupandamatu soov ja kirg
uurida ja avastada, mis meis inimestes ikkagi peidus on, milline äge vägi ja potentsiaal ja teadlikkus ja kuhu me sellega võiksime välja jõuda, kui me avastame, kes me päriselt oleme ja miks me siia ikkagi tulnud oleme, et see suur huvi ja põnevus minus on ja see viib mind igapäevaselt edasi. Selline pikk vastus tuli. No väga põnev. Et aga kuna täna meie peamine eesmärk on ikkagi rääkida inimestele ja tutvustada, et mis asi see RI metoodika ikkagi on, et sa juba mainisid ka seda, et see on see nimetus, et mis asi see RI metoodika on? Jah, esmapilgul võib-olla kõlab keeruliselt, reflektiiv, integratiivne metoodika. Ma seda sõnastades tahtsingi olla võimalikult täpne, et edasi anda, milles see sisu nagu peitub. Ja kui lahti mõtestada, mida see tähendab, siis tegelikult ei olegi väga keeruline. Et see reflektiiv esindab peegeldamist, iseenda peegeldamist, iseenda mõistmist, iseenda teadvustamist. Ja paljud harjutused RI metoodikas ongi seotud enda suunas teadlikkuse kasvatamisega, sest kui ma olen teadlikum sellest, mis minus toimub, siis ma saan efektiivselt lahendada endas neid igasuguseid sasipuntraid ja arusaamatusi ja väljakutseid. Ja see integratiivne pool on siis nagu kaks suunda, et esiteks see metoodika ühendab, integreerib väga paljusid erinevaid enesearengu ja eneseabi suundi, praktilisi suundi, aga teisalt selle metoodika sisu on eneseintegratsioon ehk siis iseenda vastuvõtmine. Et paljud harjutused baseeruvadki just eneseintegratsiooni teooriatele. Nii et reflektiiv, integratiivne ja hästi üldiselt öeldes siis selle RI metoodika eesmärk või põhieesmärk on luua sellist suuremat selgust, suuremat enesesidusust, enesega kooskõlas elamist ja pakkuda praktilisi lahendusi probleemidele. Sest ma kuidagi tundsin oma töö käigus või nägin, et kliendid pöördusid minu poole, nad tahtsid käega katsutavaid praktilisi lahendusi ja harjutusi, tööriistu, millega ennast ise aidata, et sellest lõputust vestlemisest ja küsimuste küsimisest jäi nagu väheks, et seda muutust ei sündinud. Ja siis ma sain aru, et on vaja praktilist lähenemist ja koostöös klientidega hakkasidki tekkima sellised eneseabipraktikad, mida iga inimene erinevates eluolukordades saab rakendada selleks, et jõuda enda püstitatud eesmärgini. Nii et RI metoodika väga oluline osa ja selline eripära on just nimelt need praktilised harjutused. Mulle meeldib, kuidas sa vastad nii pikalt, seletad kõik lahti. Mul oli just järgmine küsimus, aga sa juba vastasid mu küsimusele. Et siit läheme edasi, et milliste probleemidega näiteks saab abi RI metoodikaga, et millega võivad inimesed pöörduda? Reflektiiv-integratiivne metoodika võimaldab töötada väga erinevate inimeseks olemise tasanditega, käitumisega, mõtetega, harjumustega, sõltuvustega, tunnetega, ükskõik millisel tasandil parasjagu see probleem on. Tõsi küll, kehatasandiga meie ei tegele, et selle jaoks on kehatehnikud ja kehateadvuspraktikud. Aga meie tegeleme kõige selle poolega, mis puudutab inimese psüühikat, inimese toimetulekut, enesetunnet, heaolu, kindlasti igasugused need tänapäevased väga suured probleemid, mis on üsna korduvad meil ühiskonnas, ärevus, depressioon, läbipõlemine, kuigi need on ka sellised kliinilised seisundid, siis RI metoodika saab pakkuda toetust ja abi samal ajal, kui meditsiiniliselt siis psühhiaater saab selliseid eriti raskeid juhtumeid toetada ja hinnata ja aidata. Et meie saame pakkuda tuge just sellise nagu toimetuleku parandamise ja uute seoste loomise kaudu ja oma seisundi ümbermõtestamise kaudu. Et tegelikult RI metoodika on väga universaalne, olgu sul probleem suhetes, tahad oma potentsiaali avastada, tahad olla tulemuslikum oma tegutsemises,
on sul võib-olla mingi mineviku olukord, mis sind kriibib, kummitab, mis iganes tegelikult, et hästi-hästi laialt on meil igasuguseid tõhusaid tööriistu pakkuda, ükskõik milline eluline mure siis parasjagu ka ei oleks. Aga kuna see nimetus on nii võõras ja selline keeruline ja uus inimeste jaoks ja siis tavaliselt inimestel tekib selline, kuna see on võõras, siis ei ole usaldust veel seal taga. Et räägi mulle, et mu küsimus on selline, et kas seda saab usaldada, et kas see on nii-öelda see mingi, et kuna neid teraapiaid ja coach'i ja tänapäeval lihtsalt nii palju, et kas see, mida RI metoodika on, kas see on teaduspõhine, kas seda saab usaldada? Ja minu väga suur eesmärk on olnud see, et need harjutused, meetodid, praktikad, mis meil siin on, et need oleksid teaduspõhised. Kuna ta on integratiivne psühholoogia, siis see tähendab seda, et selles metoodikas on kombinatsioonina kokku toodud erinevate suundade praktikad, mis on saanud teaduslikku kinnitust. Et samas ta ei ole nagu selline eklektika või eklektiline, et ta on ikkagi süsteemne lähenemine, mitte selline läbimõtlematu suvaliste harjutuste kombineerimine. Mida ma öelda tahan, on see, et RI metoodika harjutused põhinevad olemasolevate teadusteooriate baasil, aga RI metoodikal ei ole veel otseselt nagu tervikuna tehtud selliseid empiirilisi uurimusi, et kuidas see metoodika tervikuna toimib. Samas need harjutused ja need lähenemised on kõik põhinevad juba olemasolevatele teooriatele. Ehk siis selle põhjal ma ütlen, et selle väljatöötamise hetkel või väljatöötamise käigus ma tuginesin ikkagi juba olemasolevate teadlaste ja teadustööde infole. Nii et selles osas ma olen väga, väga kindel, et see on turvaline ja see on eetiline ja klientide tagasiside ja kogemus on suurepärane, nii et olen kindel. Väga hea, aga siia ma võimiks kohe ühe küsimuse. Kui kaua sa oled inimestega töötanud? Kauem kui 10 aastat, mis on muidugi mõnes mõttes uskumatu, et ma alustasin väga noorelt, et kriisiabisse ma läksin õppima sinna, kui ma olin 17 ja töötama hakkasin siis juba 18, nii et see väga kaua on see teekond ikkagi kestnud ja kuidagi minu puhul on see nii loomulik olnud, nagu ma alustasin ka podcasti alguses, et see tee leidis mind ise. Ma ei otsinud seda teed. Okay. Aga sa mainisid alguses, et sa oled loonud ka kooli. Et mis kool see on? No ütle sina, mis sa siin koolis õppinud oled? Mis ma õppisin? Mina õppisin RI metoodikat. Ja kelleks sa õppisid? Psühhotehnikuks. Ja tegelikult ma sinna tahtsingi jõuda. Et see on jälle uus nimetus inimestele võõras, et sa räägiks, kes on psühhotehnik. Et kui sinu juurde tullakse kooli, saab seal õppida psühhotehnikuks. Ja et kui õpilased lõpetavad, et nad on psühhotehnikud. Aga kes see psühhotehnik on? No koolis, mis on siis integratiivsete psühhotehnoloogiate kool, nimi juba ütleb seda, et see kool õpetab erinevaid erialasid. Koolis on erinevad õppekavad, mis kokku ongi siis integratiivsed psühhotehnoloogiad. Meil on siin, üks on see, mida sinagi õppisid, on ju, meil on see psühhotehnikute, RI psühhotehnikute väljaõppe, siis meil on seal kehateadvuspraktikute väljaõppe, meil on seal varjutöö praktiku väljaõppe ja on ka lihtsalt enesearengule suunatud selline kursus, integreeritud mina ja nii edasi, veel palju väga huvitavaid õppekavasid. Aga nüüd see psühhotehnikute õppekava, mida tähendab psühhotehnik? Psühhotehnik on spetsialist, vaimse heaolu ja enesearengu spetsialist, kes valdab psühholoogilisi tehnoloogiaid ja peamiselt siis seda RI metoodikat ja selle kaudu toetab inimese teekonda ja inimese püstitatud eesmärke aitab saavutada. Kas oli selgem selgitus?
oli. Aga seoses sellega mul on veel üks küsimus, et eile tuli meil jutuks, et kui psühhotehnikud lõpetavad või siis on lõpetamas kooli, siis nad otsivad praktikat. Kuidas see käib? Ja väga oluline on see, et selleks, et saada heaks terapeudiks, heaks psühholoogiks, heaks psühhotehnikuks, selleks on vaja praktikat. Sellepärast, et ei ole võimalik, et sa lõpetad kooli ja asud kohe tööle ja pakud kvaliteeti ja oledki tipptasemel. Et arstidki praktiseerivad ju juhendamise all, on ju, superviseerituna nii-öelda. Et see on tõesti väga oluline ja siinkohal ma tahaksingi teha üleskutse, et kõik, kes meie podcasti praegu kuulavad ja te tunnete huvi RI metoodika vastu, siis ma julgustan teid ühendust võtma, andke endast märku ja pakkuge ennast praktika kliendiks, et meie psühhotehnikud, kes alles õpivad, saaksid väga head praktikat ja harjutada erinevate olukordade peal. Et see on väga teretulnud ja saate enda kohta midagi uut teada, saate häid tööriistu, harjutusi ja kindlasti mõnes asipuntra lahendatud ka. Väga hea. Ja. Ootan minagi suurima hea meelega. Aga räägi mulle, et mis on sinu visioon seoses selle RI metoodikaga või siis kooliga või näiteks järgmiseks 5 aastaks või 10 aastaks? Ma unistan sellest, et psühhotehnikud oleksid selline tugistruktuur Eesti ja maailma vaimsele tervisele ja saaksid olla samamoodi olemas, nagu on näiteks kogemusnõustajad, sest meie ei sekku meditsiiniliselt. Selle jaoks on psühhiaatrid ja psühholoogid, kliinilised psühholoogid absoluutselt. Aga meie eesmärk oleks see ennetustöö ja oleks see toimetuleku toetamine ja just nimelt olla see vaimse heaolu tugistruktuur tervele ühiskonnale. Et ma näen, et see koostöö psühholoogidega, psühhiaatritega, terve vaimse tervise maastikuga võiks paraneda ja võiks olla suurem, võiks olla parem kindlasti. Ja muidugi ma unistan ka sellest, et meie kool aina kasvaks, aina läheks suuremaks, sellepärast et kahjuks ka abivajajaid tuleb aina rohkem juurde ja neid abistajaid on vaja juurde, kindlasti on vaja juurde. Et tõsta meie kooli kaudu ja nende õpingute kaudu terve Eesti eneseteadlikkust ja heaolu. Et see on see missioon, mida ma loodan meie kogukonnaga ja meie õpilastega koos täita. Ja kihvt oleks muidugi see, kui ühel hetkel üle Eesti ja üle maailma oleks neid koole ka palju rohkem, et seda metoodikat ikkagi laiendada järjest rohkem edasi, sest see tagasiside, mida ma saan nii klientidelt kui ka õpilastelt, see näitab, et see RI metoodika on nii piisavalt otsekohene ja nii-öelda täpselt 10, täpselt naelapea pihta sellesse õigesse kohta, millega just inimene tuleb, et miks ma kui ma seda meetodit alles kujundasin, siis ma mõtlesin sellele, et ei tahaks, et inimesed ju kaua kannatavad. Mitte keegi ei taha kaua kannatada. Inimene läheb vastuvõtule, terapeudi vastuvõtule, ükskõik kelle juurde. Ta tahaks ju kiiresti lahendust, sellest valust, sellest raskusest võimalikult ruttu välja tulla. Aga selline pikk rääkimine, pikk vestlemine, osadele see sobib, see vahel on vajalik absoluutselt. Ja vahel inimene ei suudagi kohe hakata mingeid praktikaid ja mingisuguseid harjutusi tegema, sest et ta ei ole lihtsalt omadega seal, see on ka okei. Ja seda saavad ka psühhotehnikud pakkuda, seda lihtsalt toetamist ja vestlemist. Aga ma nägin, et midagi on puudu, inimestel on vaja tööriistu ja inimesed võtsid sellega väga kiiresti vastu. Ja ma nägin, kuidas tulemused ja muutused tulid palju kiiremini. Et mõnes mõttes nagu see kiirus, kiirete lahenduste saamine, aga samas ka see, et need lahendused püsiksid. Et see RI metoodika kõike seda pakub ja ma tõesti soovin, et need tööriistad jõuaksid üle maailma inimesteni. Sa vaatad mind nii tõsise näoga, nii süvenenult. Jaa, sest et huvitav oli see, et sa ütlesid, et
jah, abivajajaid tuleb tõesti juurde, sellega ma olen täiesti nõus. Aga et sa ütlesid, et on puudus inimestest, et mina just vastupidi kuulan inimestelt seda, et neid pakkujaid on nii palju, et sa ei tea, kuhu minna enam, lihtsalt igal pool sa näed, igal pool on coach'id, nõustajad, no neid on nii palju. Ma arvan, et igaühe jaoks on olemas see õige see õige nõustaja, terapeut, toetaja, kellega just sina klapid. Et siin ei ole konkurentsi. Et ja ma arvan, et meid ei ole liiga palju. Pigem on liiga palju neid inimesi, kes ei julge abi küsida või kes ei tea, kuhu pöörduda, et seda segadust on kindlasti väga palju. Ja ma arvan, et selle jaoks on väga kasulik, kui on ikkagi reguleeritud see ka riigi poolt, et kelle poole pöörduda ja kes mis kohta nii-öelda täidab. Samuti ka see omavaheline koostöö, et selged rollid ja piirid, võib-olla ma räägin natuke liiga segaselt, aga ma arvan, et see on ka meie töö kommunikeerida väljapoole seda selgust ja julgust, et vaimne tervis ei ole häbiasi ja millega saab meie poole pöörduda, millega ei saa meie poole pöörduda, et olla selles osas hästi läbipaistev ja aus ja otsekohene ja niimoodi see hea koostöö inimestega tekibki. Et ma arvan, et see laheneb ära, see on aja küsimus. Järjest rohkemad inimesed julgevad ja ärkavad ja hakkavad endaga tegelema. Aga sa ütlesid, et oleks hea, kui et riigi poolt oleks see süsteem rohkem paigas. Mis sa arvad, kas RI metoodikal on kunagi võimalus pääseda nii-öelda riigisüsteemi, et meie poole saadetakse näiteks, et ongi, et inimene läheb psühhiaatri juurde, on ju, et ta saab sealt ravimid, aga et ta saaks ka seda vaimset tuge? Mina arvan küll. Sellepärast, et ma näen täielikult, et RI metoodika täiendab seda, mis praegu on olemas. Ja see, mis praegu on olemas ja RI metoodika kokku annaksid väga hästi selle tervikpildi, mis ongi ühiskonnast puudu. Et on see meditsiiniline pool ja siis on see praktiline pool. Muidugi psühholoogid ja terapeudid ka ju annavad harjutusi, aga see on teistmoodi. See on täitsa teistmoodi, et meil on RI metoodikas on ühendatud coaching, küsimusmõtlemine, varjutöö, mis meil multimodaalne teraapia, psühhosüntees, teadvelolekul põhinevad praktikad ja nii edasi, mudelõpe, Bandura teooriad, kogemuslikud ümberkujundamised, kirjalik töö, no kõik, seal on veel nagu hästi palju olulisi elemente, mis annavad kokku väga hea terviku, et samamoodi nagu on kogemusnõustajad, neid valmistatakse ette oma kogemuse põhjal nõustamiseks. Aga meil on see jälle nagu natuke teistmoodi, mis on see täpselt see puuduolev lüli. Et mina näen küll, et meie ei ole kindlasti uhuud või spirituaalsed või kuidagi millegi, ma ei tea, loeme ühe raamatu läbi ja siis hakkame nõustama, on ju, et meil on ikkagi väljaõpe, meil on pikaajaline väljaõpe, meil on kovisioonid, supervisioonid, kutseeksam, kutsestandard, et meil on väga-väga-väga tugev aluspõhi, mis valmistab psühhotehnikuid ette inimestega töötama. Nii et jah, ma arvan, et ühel hetkel tuleb see moment, kus riik märkab meid, sest me hetkel oleme veel ju, kool on tegutsenud 6 aastat, aga esimesed psühhotehnikud on alles paar aastat tegutsenud, et meid ei ole veel väga palju, aga me kasvame päris suure hooga. Ja ikkagi, kuna see metoodika on nii hea, siis ma arvan, et see läheb järjest rohkem. Ja, see on tõesti, see on super metoodika ja ongi, et tahaks seda, täna ju selleks me siin olemegi, on ju, et seda tutvustada rohkem nagu inimestele, et nad mõistaksid, et see ei ole mingi asi, vaid see on, nagu sa ütlesid, et sa võtsid ikkagi teaduspõhised metoodikad juba kasutusele, või ise lõid need metoodikad, aga et need on teaduspõhised, et ei ole midagi uhuud. Et ma loodan ka, et inimesed rohkem kuulevad, näevad ja saavad aru, et see on tõesti täiesti usaldusväärne tehnika ja et riik ka lõpuks märkaks meid ja see on tõesti suurepärane koht, kuhu jõuda, et hakkaks see praktiline
psühholoogia ja teoreetiline psühholoogia omavahel koostööd tegema, et see oleks lihtsalt super, sest see on ju inimeste heaks, et meil ei ole vaja omavahel kakelda, et teeme koostööd ja inimesed saavad nii palju väärtust sellest, et see on super. Ja siia lõppu me võiks veel rääkida sellest, et mis asi see eneseintegratsioon on, sest tundub, et see on väga oluline asi RI metoodikas, et mis asi see on ja kuidas seda teha? Jaa, eneseintegratsioon on selline psühholoogiline protsess, mille käigus inimese eri aspektid, mõtted, emotsioonid, reaktsioonid, rollid, väärtused, vastuolulised kogemused ja nii edasi, seotakse selliseks toimivaks ja sidusaks tervikuks. Eesmärk ei ole eneseintegratsiooni puhul ebameeldivate osade kõrvaldamine, vaid nende teadvustamine, aksepteerimine ja kooskõlastamine, et inimese käitumine oleks paindlik ja kooskõlas oma väärtustega. Ehk siis eneseintegratsioon on selline täielik ausus iseenda vastu, enda mõistmine, enda toetamine, enda jaatamine, ükskõik mis. Et tihti inimesed tulevad vastuvõtule sooviga millestki vabaneda, mingisugusest tundest vabaneda või ärevusest vabaneda või mingist ebameeldivast isiksuse omadusest vabaneda, et toimub selline iseenda eitamine ja enda allasurumine või mingi osa tõrjumine iseendast, oma minapildist. Aga eneseintegratsioon just vastupidi kutsub üles ennast vastu võtma ja enda võib-olla mitte nii aktsepteeritud aspekte ja negatiivseid aspekte hoopis enda kasuks tööle panema, et kuidas ma saaksin kogu enda olemuse, enda unikaalset disaini panna enda kasuks, enda hüvanguks tööle, võtta sealt hoopis selle nagu power'i, selle ressursi, mis minu elu edasi viib. Ja eneseintegratsiooni teooria on täielikult teaduslik, see põhineb selle põhjal on välja töötatud ka acceptance and commitment therapy ehk siis selline teraapia vorm, mis põhineb aktsepteerimisel ja enesele pühendumisel. See on ka osa RI metoodikast ja see kutsub siis esile rohkem sellist sisemiste kogemuste sidusust. Inimene mõistab, miks ta tunneb ja käitub nii, nagu ta käitub, enda aktsepteerimist, igasuguste oma tunnete aktsepteerimist, samal ajal taustal enda regulatsiooni, et mitte ka sellist vabanduse toomist, et ma lihtsalt olengi selline, vaid ikkagi teadlik vastutuse võtmine ja paindlik eneseregulatsioon, et inimene suudab valida oma käitumist vastavalt olukorrale ja eesmärkidele, mitte lihtsalt reageerida automaatsete mustrite järgi. Ja tekib ka siis selline identiteedi stabiilsus, mida me kõik tegelikult vajame, et see minapilt püsib erinevate olukordade lõikes, aga samas jääb muutustele avatuks, et ei oleks nii, et tuleb mingi tuulehiil ja puhub mind täitsa teises suunas, vaid mina tean, kes ma olen, mis on minu kese, mis on minu väärtused, mis on minu piirid. Et see eneseintegratsioon on üks imeline asi, ma ütlen. Aga et sinna jõuda, selleks on vaja teadlikku praktilist juhendamist kindlasti. Et ise on sinna väga raske jõuda, sest me oleme kõik üks vastuolude pundar. Ma olen seda sõna täna kasutanud juba 3 korda, sasipundar. Ja meis kõigis on palju vastuolusid ja nendest, kui sa ise oled nende vastuolude sees või nende vastuolude tormis, siis on väga raske teed välja leida ja selle jaoks ongi vaja kedagi, kes on see majakas, kes korra nagu näitab, et vaata, vilgub siin pool, hakka samme seadma. Ja selliste liigutustega sa jõuad sinna, nii on ju. Et see on väga-väga teretulnud ja tegelikult minu arust on huvitav, me natuke enne sellest rääkisime, aga ma tulen siia tagasi, et ühiskonnas on kuidagi hästi tabu nagu see terapeudi juures käimine või üldse endaga tegelemine, et kui sa näiteks oma tutvusringkonnas ütled, et ma ei tea, ma võtsin endale ärimentori või ma võtsin endale eratreeneri või võtsin endale toitumisnõustaja, siis kõik aplodeerivad ja ütlevad, vau, kui tubli sa oled, ma soovin sulle õnne, kui äge, onju. Aga siis, kui sa ütled, et ma läksin psühholoogi juurde, siis kõik on nagu, oi, mis sul juhtus? Vaesekene. Onju. Aga miks me nii reageerime? Miks ei võiks olla see täiesti normaalne, et samamoodi nagu ma võtan eratreeneri, ma tahan uusi oskuseid õppida. Ma tahan oma vormi parandada. Mul ei pea olema mingi surmahaigus selleks, et trenni minna. Sama võiks olla ju ka meie nagu vaimse heaoluga. Ma tahan õppida oskuseid, praktikaid
selleks, et elada veel paremat elu. Miks mitte? Miks ei võiks olla normaalsus? Ehk siis see eneseintegratsiooni põhimõte võiks olla normaalsus, mida meile õpetatakse juba koolides ja nii edasi. Muidugi see võtab aega, mõned generatsioonid, aga meie saame seda juba praegu alustada. Jah. Siinkohal tuleb selline mõte mul, et näiteks kui inimene tõesti soovib muutuda, aga tal on näiteks vihaprobleemid, no kuidas sa saad seda endas vastu võtta? Et oletame, ongi meesterahvas, on ju, no ta ei taha oma naist lüüa, aga no tõesti, nii tugevad vihaprobleemid, aga ta soovib muutuda. Aga kuidas sa seda aktsepteerid endas, et vot ma olengi nii vihane, minus on nii palju viha. Väga tore, et sa kohe sellise väga äärmusliku näite tõid, et minus on nii palju viha, ma ei taha naist lüüa, aga no ikka olen. Väga huvitav näide, sest tegelikult tõesti meie kõigi sees on ju neid aspekte, mida me varjame, millest me tunneme häbi. Ja ma usun, et enamus inimesed ei ole tegelikult pahatahtlikud ja ei käitu halvasti oma pahatahtlikkusest. Et tõesti mingisugune valu, mingisugune läbielamine on enda sees nii suur olnud, et lihtsalt see miski võtab nagu üle. Aga selleks, et sellest välja tulla, on esimene samm ikkagi teadvustamine ja märkamine, et ma ei taha enam nii. Ma pean midagi ette võtma. See on nagu see mitte tolereerimine, et ma enam ei tolereeri seda kannatust oma elus. Ma ei tolereeri seda käitumist enam oma elus. Siit tuleb piir. Ja kui see viimane piisk karikasse kukub, siis inimene teeb mingi olulise kannapöörde. Ja võt siis tavaliselt minnaksegi teraapiasse või kuskile vastuvõtule ja ma ei tea, laagritesse igale poole, raamatuid lugema ja nii edasi. Et ega seda muutust muidu ei tule, kui see inimese enda sees ei sünni. Ja võt sellel hetkel, kui inimene hakkab küsima, kuidas ma saaksin teisiti, sellel hetkel tulevadki mängu teised inimesed, kes saavad peegeldada ja anda tööriistad. Sest üksi päris tihti seda välja ei mõtle. No okei, võib-olla mõtled, aga see on katse-eksitusmeetod, võtab aastaid aega. Et pigem ümbritse ennast inimestega, kes on ette valmistunud, kes saavad sind aidata ja mine tee see samm ära. Sinule on vaja ainult tahet. Ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele. Teadvustamine, piiri tõmbamine, tahe ja õigete inimestega enda ümbritsemine, kes aitavad sellest välja tulla. Sest me ei pea üksi pusima. Me ei ole siin maailmas üksi. Jaa, ma olen täiesti nõus sellega. Aga siiski ma lähen selle juurde tagasi. Kuidas inimene saab aktsepteerida endas sellist osa, mis on nii taunitud viha? Läbi kaastunde. Kõik negatiivsed aspektid inimese minapildis on kujunenud selle läbi, et keegi kunagi on mingit osa sinus teinud valeks. Võib-olla sa lapsena olid väga emotsionaalne, väga selline särtsakas, spontaanne, tahtsid oma arvamust avaldada ja tegid seda kõike rõõmuga, elevusega, positiivsusega, see oligi sinu loomulik olek. Ja siis hakati seda tegema valeks. Ja hakati ütlema sulle selliseid lauseid, ära ole nii emotsionaalne, küll sa oled kärsitu, ma ei tea, sinuga küll keegi kunagi abielluda ei taha, sa oled nii temperamentne. Mis iganes laused sellised, mis tulevad ja need jäävad terveks eluks mõjutama. Ja sellel hetkel, kui keegi teeb sind valeks lapsepõlves, sellel hetkel me hakkame seda osa iseendast vihkama ja taunima. Ja siis see muutub tabuks. Aga võt nüüd tulebki kerida ajast tagasi ja vaadata, et kes ma olin, milline ma olin 5-aastasena. Mis oli minu vajadus sellel hetkel, kui ma seal karjusin, nutsin ja röökisin? Mis oli see vajadus, mis jäi rahuldamata? Mis oli see, mida õpetati endas mitte väärtustama? Ehk siis läbi kaastunde, et mõista, et see ei ole ju minu päris olemus. See on millegi tõttu selliseks minus kujunenud, see omadus. Et mõistmine ja selguse loomine. See ongi see, millega RI metoodika tegeleb. Luua selgust ja luua mõistmist, sest mulle meeldib Peep Vainu lause, kui ma mõistan, siis ma ei saa hukka mõista. Iseendaga on ka nii. Mõista, siis sa ei mõista hukka. Aga selleks, et mõista, selleks on vaja
tööriistu, harjutusi, et harutada lahti kõik see, sest sa ei saa kohe ise, ma tean, see on selle pärast, see asi juhtus selle pärast, see ei tule nii. Sul on vaja seda arutada kellegagi, sul on vaja peegeldusi saada, sul on vaja mingid asjad lahti kirjutada, on ju. Õigeid küsimusi küsida ja siis tuleb see aha-moment. Et jah, nii on. jah, väga hea. Said õige vastuse kätte nüüd. Sain vastuse. Aga tahtsin veel teada, et kas me hakkame lõpetama juba vaikselt. Kas midagi olulist jäi veel puudutamata, mida sa tahaksid öelda, midagi edasi anda? Ma tahaksin öelda nendele inimestele, kes nüüd meid siin lõpuni kuulasid, et alguses me rääkisime hästi palju, just kui tutvustasime seda kooli ja seda kõike, mis meil siin toimub, RI metoodikat ja psühhotehnikuid ja nii edasi. Aga ma tahaksin öelda kuulajatele seda, et hoia meil silm peal, hoia meil kõrv peal, sellepärast et ma tean, et õpilased, kes seda podcasti eest veavad, on nii põneva sisu ette valmistanud, mis kindlasti igapäevaselt aitab väga palju edasi ja pakub väga palju inspiratsiooni ja nii põnevad külalised on tulemas. Et ma ise ootan ka suure huvi ja põnevusega seda kõike, mis te looma hakkate ja mul on ülihea meel, et te haarasite härjal sarvist ja hakkasite seda tegema, et see on lihtsalt super. Nii et mina ootan ja meie toredad kuulajad ootavad, mis edasi saama hakkab. ja meie ka põnevusega ootame. Jääge ootele, küll me tuleme uuesti ja väga põnevate uute külalistega. Kuulmiseni. Aitäh kõigile. Ja taga. Aitäh sulle, Maria.